ilusti istuvad reas. Nüüd saavad küll helmetada helmetada ära võtta. Mina võtta. Ei taha. Sa saad ise pärast. Suha! No mine. Võtta. Yeah! Tulime ostsime uued paberid oma fotokadisse. Siia pääsesime kuivalt ja just praegu hakkas ladistama. Ja see fotopood on ka selline väga pro-pood, neil on nagu väga palju fotokaupa, aga samal ajal on see elutuba. Müüvad isegi tinte, see on elutuba ja kööt. Näed, jäigi ära. Üks päev me rääkisime, et neil ei ole siin kombeks eriti pehmed diivanid ja tugitoolid ja asjad, et neil on kõik täis puidust, nikerdustega ja kõvad. Ja siin selles fotopoes / kellegi elutoas, kus me praegu vihma üleminekut ootame, et siin ongi täpselt ehe näide sellest, millised neil kõigil peaaegu on elutubades ja köökides või tähendab kodudes. Aga see pole väga ebamugav. Vaata, kui ilus see on. Vahe. Jõhkab nikerdus täis puidust. Mingit igemist ei ole. Mingit saetõru. Vaata, kõike saab, noh. Siuke menüü. Siuke mitte. Väga vana. Siin me siis nüüd istume keset Reini seasonit ja siin kohaliku baari tänaval passimise workshop. Poistel on seal restoran, siin on baar, selline putka, avasid 6 päeva tagasi ja iga kord, kui saab mööda kõnnid, siis nad ütlevad, et tule tee väike jook. Nüüd me esimest korda proovisin. Täna mu sõber koduloo. Appi kui suur ta on. See on väga rõnnu. Mine. Ära tee. Appi. Siuke. Ei taha tulla mu käe peale. Peopesa suurune. Mõtlesime, mis teeks täna ja siis vaatasime kohti, mida sõber Meigo oli Siimule Messengeri saatnud ja kus me polnud veel käinud. Ja üks nendest on Silk Village ehk siis siidi küla. Siidi tegemine ja siid on väga ajalooliselt Hoianniga väga seotud. Et vaatame, milline see siidi uss välja näeb. Sellele siidi tegemisele keskendus suures osas ka see show, mida me üks päev käisime vaatamas. Enamus, või see oligi, sellest algas ja sellega lõppes. Ta kudus kogu aeg seda. Just. So here, it will make the quality of the silk. If you want to make the thicker silk, then we use more cocoon. It will more expensive. Less cocoon, it will be thicker and cheaper. So when you go to the silk store, we see there are some fabrics very thick, but some very thin. They will come here. Lai cái bài giờ lặng với bà. Shoppame jalanõusid. Siim on plättunud läbi ja üks tšipp teeb seal Instagram laivi. Räägib jalanõudest. Lahe. Má ơi, cố ghé nha má. Cố ghé má mình trên đây nha má. 45 size 36 dùng kem, 45 xả nhanh, 45 size 36 chốt nhanh dùng kem nha. 45 size 36 xả nhanh. Leidsime täiesti juhuslikult jumala armsa kohviku järjekordse siin ja ma ei tea, mitme sajand smoothie kausi me just ära saime. Et siin olles on kuidagi eriti smoothie kausside armastus tekkinud. Ja by the way, Siimul on uued plätud jalas. Puukokki plätud näeb. Aga need vist maksid murdosa sellest hinnast, mis sul need eelmiste plätude uued kannad Ho Chi Minhis. 4 korda odavamad olid need plätud. Kui eelmiste plätude uued kannad. Nii on, kui oled turist.
see pidi olema siin ajalooline turuhoone. Siin on mingi kena kaev. Miks see liigub see vesi, vaata? See tuleb nagu kusagil tehtud, ma ei tea. On nagu kalad või? Ma ei tea. Meie saame võtta siin vett kalada. See käib niimoodi. See on väga lihtne. Sa võtad koera, sa paned kausi otsa, viskad sisse, võtad välja ja jood. Just. Siin on sööke. Đây vào lúc menu ra ly. Thank you. Vietnami välja või tahate või? Vaata. Millal? Võta suurt, 2 suurt. 4 suurt. Ma tähendab ikka lüüd ja noh. Meil ei ole puudust nendest Eestis ka. Ei ole või? Aga kohalik. 100 maksab ainult. Laternaad. Selle laternate kohta peaks ka uurima, sest laternatele keskendus ka see show, et need, kes ootasid oma neid meremehi, siis laternatega valgustasid teed nagu jõge või midagi sellist. Vaadake seda, see oli seal etendusel teile ju. See koht on päriselt olemas. Me viime Siimuga alati oma emadele igalt reisilt magneti koju, nii et mõlemal on külmkapi peal on üles rivistatud põhimõtteliselt siis need paigad, kus me oleme käinud. Ei või? No, ütle. See on Jamiliale, minu emale, see on Siirile, see on sinu emale. Vahel me ostame mitu magnetit ja siis hullult valime, oi, mina võtan selle ja siis pärast läheb ikka meelest ära, et kumb nüüd kummale oli või kes mis kellele oli. Kohalik suur šokolaadibränd. Just sõime siin maitsvaid asju. Ja tõesti väga head asjad, väga kihvt bränd. Very good. Thank you. Yes, thank you so much. Need makroonid olid jõhkralt head, nagu See, kus on täiesti ulme. See on väga hea. Pole kunagi selliseid makroone saanud. Bye bye, thank you. See koosolek, päris palju rahvast oli. Yeah. Inglis keeles on koosolek, nii et omanik on jälle mingi sakslane. Tihti peale on siin. Ühes kohas on meil omaniks. Aga ei, seal ühes kohas oli koreakas. Nojah, praegu on jäänud mulje, et selliste brändide või mingisugust suuremat sorti kohtade omanik ei ole vietnamlane. Välja arvatud siis, mis on kohalik või Vietnamis hästi suur mingisugune brändide kobar, ettevõtete kobar, kõik majutused, taksod, autod, kõik, mis hakkavad siis Vin Fast, Vin Homes, Vin Wonder, neid oli veel ikka, ma vaatasin. Riigi omad, mitte ei ole. Meie mõtlesin mingi Vinnide grupp on. Jah, mingi grupp on. Arvadad ära ettevõtted? No, ei saanud täpselt aru. Mul on kuidagi jäänud mulje, et erakas, aga jah, no vahet ei ole. Igatahes siin riigis pesitseb. Aga muidu jah. No jah. Ikka välismaalased teevad ka siin äri korralikult, jah. Majakene valmib. Oi, nad teevad iga ilmaga tööd. Isegi lumetorniga, aga lumetorni pole. Siin kaka. Siin kaka. Siin. Tere.
meile tundub, et viimasel ajal on turistide arv suurenenud siin. Et kui enne me saime olla mugavalt ainsad inimesed kohvikutes ilma järjekordadeta ja ilma ooteajata, siis nüüd on ikka peab ootama. Rahvast liigub. Rahvast oli juurde ja toole vaja juurde. Kõike saab. Saab, muidugi. Siinsete inimeste mentaliteet on, et kõike saab. Muidugi. Sebivad. No see oli nagu Kuubas. Kuskilt ikka saab. Sebivad ikka. Midagi ei ole. Aga järgmine hetkel. Kõik on olemas. Sest kuskilt sebid ikka. Helistad kellegi, keegi saab, kuskilt saab. Ma ei tea. Kingitusi sajab igast uksest ja aknast meil siin. Siis oma küüsi korralikult ka. Oota, pane niimoodi. Või hoia niimoodi. Sellised. Siin on täpid, süda, täpid, mõmmik. Naeru nagu, mõmmik, täpid, süda, täpid. Täna me lõpuks paneme hullu. Peaaegu 1,5 kuud Vietnamis oldud ja me lõpuks proovime. Tegelikult seda ühte ma olen joonud. Ma võtan coconut, kohvi, blendid, see on külm, see on hea kindlasti. Aga tegelikult siin on veel kuulsad. Mina võtan e-kohvi. On see e-kohvi, on väga vietnamlik ja seda me ei ole proovinud, et siis Siim võtab selle ja tegelikult mis on veel siin populaarne või väga kohalik, mida me eriti ei julge proovida, Salted kohvi. On salted kohvi. Jah, just oli täitsa valge. See läheb selliseks pruuniks ja läheb hästi vedelaks juba. Siis ta läheb järjest vedelamaks. Ai, see on õite magus. Seal on kondenspiim ka sees. Ja inimesed räägivad, et ma olen juba mitmest kohast kuulnud, et huvitav, et nagu naljakas, et nad panevad sinna kondenspiime. Sellepärast, et see munakohv sai alguse nendest aegadest, kui neil ei olnud piima ega kondenspiime, et siis nad hakkasid seda munavalget panema. Aga kui see piim jälle tagasi tuli, siis nad jäid selle munakohvi peale, aga hakkasid lisama sinna kondenspiima. Jupedad söövad seda kondenspiimit igal pool, aga ise on jumala kõhnad. Yeah. Keegi pole paks. Ma pole ühtegi paksu vietnamlast näinud. Jumal äge. Jah, tegelikult nad söövad rasvaseid toite, praevad õli sees kõiki asju. Ja ongi suhkur on igal pool, kondenspiim on igal pool. Aga riis. Aga ma olen ise ka mõelnud, et kõik on jumala sale. Saia vist ei söö. Saia söövad ka, panmi. Saia söövad ka täiesti. Saia nimi on? Pagariärisid on palju ja õlis praevad oma asju. Ja siis seal kokandus selles kursusel oldi ka, et nad praevad õlis, aga nii-öelda tasakaalustuseks lisavad ka midagi tervislikku, näiteks riisipannkoogid või kevadrullid või midagi. Paneme kurkumipulbrit sisse nagu selle eest, et me õlis praeme, et nagu yin-jan, et alati nagu tasakaalus oleks. Väga vedel on see juba, jah. Mulle maitses see riisipannkoog seal Riisipannkogist on meie lemmik saanud siin. Eile võtsime 2 suurt riisipannkoog. Ja nad söövad seda panbaot ka. See on ka ju puhas, hästi palju on tal jahu või saia või riisi. No ühesõnaga suhtes süsivesikut. Väga maitsev. Tahad proovida? Täitsa kookose maitseline. Kui üle kookos ei meeldi, siis see kohv ei meeldi. Ma proovin ka. Koogel-moogel. Täitsa koogel-moogel maitse kohvi mõte. Koogel-moogel kohviga. Koogel-moogel kohviga. Proovige järgi. Ära, mis joogi mina võtsin? Kommentaarides pange. Ja like ja subscribe. Ja unustada panna. Ja siis ma ütlen järgmises videos teile, mis see oli. Ja ega ma ütlen kohe, et see on apelsini maht. Nüüd see apelsini. Mangospa väga hea oli.
käisime massaažis üle pika aja. Ja täna on väga põnev meil õhtu tulemas. Me oleme kutsutud naabripoisi sünnipäeval. Ja me ei kujuta ette, nad ei oska üldse inglise keelt rääkida. Nii et nälja hakkab saama. Nad juba tegid seal mingit sööki valmis. Ma ütlesime puldiga autole või? Nad ütlesid no. Näitasid meile niimoodi, et kingitusi pole vaja. No nii, video juba käib. Oled valmis? Naabrite juurde. Naabrid elavad siin. Laste kisa juba käib. Meil ikka väike kingitus ka rukki lilledega neile. Sükka video. Väga palju lapsi. Lahe. Läks käest ära jälle. Jumala lähe. Laua peal on süüa miljon. Pilti kõik. Ilusti istuvad reas. Sünnipäeval. Happy birthday. Söövad. Lapsed söövad. Täiskasvanute laud on väljas hoopis. Hoita, kas täna on laste karaoke või? Tomat tunduvad. Ta ei polnud midagi rohkem. Seda ka või? Seda liha või? Seda või? 10 rồi là nhớ 10 rồi đi đi đâu khách có. Mida? Tühvelda kohe. Fish, kala. Siin on. Asa. Kala on seal all peidus. Opa. No nii. Nào giờ em xuống trừ. I got it. Yes. Very good. Nii, ja nüüd? Voldid kokku. Nii pidi või? Thấy rồi? Ja. Thấy mua đâu? Ma tahaks teistpidi käia. Ma olen näinud niimoodi. Okei. Peaaegu. Peab siia sisse kastma. Jah. Mua mới chở vô đây chứ mới có 6 tiền với 10. Very good. Very good. Đây. Thằng Mỹ thằng nước ngồi tách cái ngồi này dắt No idea. Neil on terviseks on joo. Mida, kas ma eelmine kord rääkisin sellest? Meie ei õpetanud seda neile. Nemad õpetasid meile. Torti ka ikka. Ainult meie saime torti, teised ei saanud keegi, lapsed ei saanud. Denisa ja sina said. Suur tort on seal. Lapsed lähevad ära juba, vanemad tulid järgi. Đâm đi là anh chị của Joo. thầy đồ đâm
meil on siin viimane öö. Me niigi pikendasime ühe korra. Nii kaua, kui nii siis järgmine booking nüüd Airbnb-s tuleb meil siia peale, nii et rohkem me ei saanud kahjuks seda kohta siin pikendada. Meil on järgnevad 3 ööd on Danangis broneeritud ja edasi me ei tea absoluutselt, mis me teeme. Aga kui sa jääd kuskil koha peale, siis sa ei ole maailma reisija. Aga kuidas see sünnipäev oli kohalik? Lõpus oli palju parem ja alguses. Aga lapsed ei saanudki kooki ära, mina sain. No paljud ei saanud, paljud külalised ei saanud. Ei saanud teada. Ei, üks väike töö ka sai. Üks naine sai veel. Põhimõtteliselt jah, naljakas. Kuidagi jah, lapsed tegelikult olid hästi vähe aega seal sünnipäeval. Küsisid ka ju kooke. Küsisid või? Ja, palun. Jaa. Oli vist, ma nägin seda kohta. Ma ei näinud. Aga jah, tordiga tehti pilti ja viina ja... Mulle anti 2 korda. Sulle. Ja siis emale ja ühele naisele veel. Ja ühele lapsele. Jälle saatus kõrvas. Võib-olla süüliga. Et ei tea, mis värk selle tordiga siis oli, aga muidu oli nagu väga äge oli olla niimoodi kohalikus seltskonnas, kohalikul peol. Õlut joodi jää ja veega. Veega segati, jah. Väga õige seda. Ja sai karaoket lauldud ja hästi sõbralikud ja väga palju me suhelda ei saanud, ikkagi keelebarjäär. Ja isegi kui nad ütlevad oma nimesid, siis nagu enamusi ma ei suuda järgi korrata. Ja kui ma suudan selle keerulise nime või mingi sõna järgi korrata, siis see on mul sekundiga meelest läinud. Mul oli kutsika nime mingi Kiki või midagi. Kutsikas oli Kiki. Kiki. No meie jaoks seda kutsika seda kuuleb, kui me tuleme, ütleme kutsikas, siis ta saab aru. Et selle kõrvalise kutsikaga Deliisa on täiega sõbraks saanud, et ta tunneb Deliisa alati. Ma hakkasin rutma selle peale, et ma pean ära aina. Jaa, see on kurb. Pidu oli vägev ja nad nagu... Pidu kestab. Täiega ütlesid, et nad ootavad meid tagasi. Suvel tahab neid rooma teha, mis siin on mingisugune karp, mis tuleb siia suvel randa. Uhub siis merega, nii palju kui ma aru sain. Kui see tõlkis üks naine oskas inglise keelt. Uhub kaldas mingisugune karp, mis on ülihea, nad tahaks seda meile suvel teha. Ja ütles, et veetke jõulud meiega ja... Me olime 3,5 tundi seal peal omal. Aga et... Ja sööki oli nagu jõhkra ja nii head toidud. Väga. Aga jaa, sellele me saime veel kord kinnitust, et vietlamlased ei armasta chillit. Mis on tegelikult meile üllatus. Aga müüakse. Kuigi nagu Tai ja üldse Aasia ja India on ju põhivürtsi koht. Tema jah, üldse süüa kraabib seal. Ja homme kutsuti meid lõunale, mitte nende inimeste poolt, vaid nende teiste inimeste poolt, kellel on see restoran ja siis see putka, kus me istusime. Ütles, et homme, kui me teeme check-out'i, et siis tema tahab meiega lõunat süüa. Et tulge oma kohvritega siia ja ta teeb meile lõunasöögi ja koos oma töötajatega, nagu ma sain aru. Mega sõbralikud ja soojad ja lahked inimesed. Ja meiga naine tegi Deliisale sõukse asja. Käekott. Jumala äge. Soovib mulle. Jumala äge kott. Et jah, väga lahked inimesed on siin tõesti nagu vietlamlased. On ägedad. Et siuke tunne, et tahab ka isegi lahkeks. Aga ei, hoian kõik endale. Hoian kõik endale. Hoian. Hoian. Elagu hoian.